tere tulemast meie teisse vloogi siis, sügismatka vloogi. Tänane 6. päev algas kohe pauguga. Nimelt avastasin, et hiired on mu šokolaadipähkleid käinud nosimas. Ja mu küljetasku siin katki närinud. Muidu oli mul kõik asjad kriipkotis ilusti, aga eile ununesid mingi 4-5 pähklit vist siia võrgu sisse ilma kriipkotita. Ja nüüd ongi, võrk on katki, kahju. Kohe esimene hea soovitus teile kõigile. Olge toiduga ettevaatlikud, ärge jätke toitu välja. Tehke nii, et kui te magama lähete, et siis ei oleks mingit lõhnavat toitu kuskil, mis meelitaks mingi loomi ligi. Täna on 20 kilti Siimusti lõkke kohta. Sa ei mahu. Üks matkanipp, millest kindlasti rääkida, on see, et kihiline riietumine on oluline ja tuleb riietuda vastavalt vajadusele. Hakkasim liikuma, oli veidi jahe, oli rohkem kihte peal, aga see on ka tegelikult soovitus, et hakka matkama niimoodi, et sul on veidi jahe, siis keha hakkab kohe soojust tootma ja sul hakkab kohe soe. Muidu on see, et kui sa oled liiga paksult riides, pead sa kohe vähemaks võtma hakkama. Anoraki juba võtsin seljast, aga ma tean, et kui ma edasi hakkan matkama ja kuna päike on kõrgemale tõusnud ja kütab täiega, siis hakkab mul ka selle pika sooja pesuga palav. Seega ma vahetan selle pika särgi ära, siis oma lühikese käistega särgi vastu. Särk oli mul kenasti siit väga lihtsalt kätte saada. Käitu võttis ka vähemaks. Pani anoraki siia peale. Tempo on praegu üli hea. Vahepeal oli küll see riiete vahetamispaus, aga püüame ikkagi kindlalt 2 tunniga 10 kilti täis saada. Jälle merikotkas läheb seal vaadake. Valge seljaga, valge sabaga ja hästi palju ronkasid. Nüüd me saame aru, miks siin nii palju ronkasi esiteks oli ja miks see merikotkas siin oli. Siin on üks surnud kährik. Aga nüüd ma pean jooksma, siis meil kohe saab 2 tundi täis ja meil on 400 meetrit 10 puudu. See väike paus läks kalliks maksma. 59-40 on praegu ja meil on 50 meetrit minna, et oleks täis 9. Jookse! Vaadake. Minu pausi pärast siis jäi 6 sekundit puudu, et 10 kilomeetrit oleks 2 tunniga tulnud. Meil on jäetud siis sellised pakud, mis on ideaalne tegelikult ju siia kuiva varjualus alla, aga neid ei ole võimalik siia panna. Ja samal ajal siis selle kirvega puruks lüüa. Ja lisaks kuusk läheb ju teadupärast väga halvasti puruks ka. Nii et meil polegi kuivi puid ja me ei saa neid pakke väiksemaks ka. Teeme siin väikest lõket ja väiksed vorstikesed ja väiksed purksikesed tulevad siit. Ostsime veel juustu, leiba lisaks vorstikestele ja siis kastet ka. Nii et imemaitsvad purksid tulevad. Kuidas meil lõkke tegemine läks? Lõkke tegemine läks väga halvasti, sest siin ei olnud ühtegi kuiva puud, välja arvatud suured hiigelkuusepakud, mis olid ka ilmselgelt niisked, kuigi nad olid seal varjul. Aga ei läinud ja siis korjasime oksakesi ja siin me suuremaid oksi. Suuremaid oksi ja väiksemaid oksi ka. Aga vorstid saime valmis ja ma arvan, et tuleb ilme maitsed. Yo.
hommikust. Täna on 7. päev. Täna on 7. päev. Kõige pikem päev on täna. Alustame sellest. 29,5 kilomeetrit. Ja öösel keelati kella ehk siis päike loojub tund aega varem. Ehk kindlalt pimeda peale. Seega me isegi ei kiirusta praegu. Või noh, tegelikult võiks, aga me teeme story'si. Jep. Ja jah. Kohe saab 14 kilomeetrit läbitud. Kilomeetri kaugusel on Hundissaare lõkkekoht. Seal teeme oma lõunapausi. Kell on 3. Aga valgus on juba väga magus. Täiesti õhtu on käes valguse järgi. Varsti loojubki päike ära. Aga jah, natuke üle poole on veel minna. Mis on päris kurb selles mõttes, et mitu tundi peame pimedas matkama. Mille vastu otseselt nagu midagi ei ole, aga oleks võinud varem siis lihtsalt hommikul minema saada. Oleme siin Hundissaare lõkkekohas, tegime just oma söögi ja tahtsin lihtsalt näidata, siuke huvitav olukord juhtus tee peal, et järsku üks auto pidas kinni, hõikas ja tuli välja, et üks vana koolikaaslane sõitis meist siis mööda, aga ta on siis Tallinnast nagu tuttav, kuskil siin Jõgeva külje all saime kokku, päris huvitav. Ja siis ta ütles, et kas te nokot tahate, andis meile 2 pudelit. Siuke lahe vahejuhtum oli siis täna. Lõunasöök söödud, siin on päris ilus. Loojang on meie selja taga. Aga nüüd siis pikema jututa hakkame siis seda viimast või teist poolt 15 kilomeetrit matkama. Temperatuur langes räigelt. Täna tundub täiega palju külmem. Öö tulevat. 3 kraadi vist lubas. Nüüd kui on hämaraks ära läinud, on tõenäosus ikkagi rohkem loomi näha liikumas. Ja me oleme siin Endla looduskaitseala nagu servas või iga sammuga jõume looduskaitsealale lähemale. Ja me ise eelmine aasta nägime autoga sõites selles samas piirkonnas karu. Teadupärast siin on väga suured metsad ja me tegelikult olemegi suurte metsade vahel praegu pikalt kõndinud mööda sellist kruusateed, et ühtegi suurt teed ka siin lähedal otseselt ei ole. Seega karusi võiks siin metsades olla palju. Käitu väga neid kohata ei taha. Mina võib-olla siin valges tahaks veel näha, nii palju kui seda valgust veel on. Aga pimedas niimoodi ootamatult kohtumisi ikka ei taha, aga ma arvan, et meie pealamp ka hoiab või nagu peletab kõik metsloomad juba päris kaugelt eemale. Jõudsime siis oma tänasesse lõkkekohta kohale. See on siis Purskava allika lõkkekoht, nagu te võib-olla kuulete ka mu kõrval. Reaalselt 2 meetrit eemal on siin Purskava allikas. Ja päris valju lärmi teeb see. Kuidas tänane päev oli? Väga kiire. Minu jaoks oli täna matk päris hea. Tempo oli mega kiire, aga võib-olla seepärast oligi. Tempo oli nagu ikka, et inimesed aru saaks, oli nagu kiirkõnd. Matkasime 7,5 tundi, läbisime 31,4 kilomeetrit. Selle matka pikim siis.
Ja selle matka, selle 7 tunni sees oli ka toidupaus. Ja 7,5 tunni sees. Ja see oli nii pikk, et me võtsime rahulikult aega, mina veel filmisin, pildistasime. Käitsime vett. Et me ei kiirustanud tegelikult kuskile, me ei vaadanud kella ja ei jooksnud kella järgi. Ja meil oli vahepeal päris pikkasid lihtsalt pause. 43 000 sammu. Mul tuli 41, ma ei tea, kus see Hans vahepeal käis. Ja mina sain oma esimese villi. Ma juba nagu matka alguses. Mis on? Ärge rääkiks sellest kellegi. Ma sain villi ja kuigi ma arvasin, et ma saan matka lõpuni uhkeldada, et mul ei tule ühtegi villi, aga mul tuli üks. Ja ma sain juba kohe matka alguses aru, et mul nagu sokk hõõrus. Tänase matka alguses. Jah, tänase matka alguses. Me jändasime veel mu jalgadega ka. Mitu korda võtsin saabast jalast, et äkki saab parem kuidagi, aga ei saanud. Sinna läks ka see aeg tegelikult. Võib-olla üks põhjus, miks minu jaoks näiteks tänane päev ikkagi nii kergelt läks, sest tegelikult distants oli ju mega pikk, on ikkagi selles, et kott on päris kergeks läinud. Sellise kergema kotiga saab ikka päris hea tempoga matkata, nii et kõigile soovitus siin matkake kergemate kottidega. Mis veel uudis täna? Su MS-i käisid külas meil. Jaa, EMS-is tegelikult. No. EMS-is käisid külas. Pole neid ammu näinud ka. Suvel viimati sai nähtud. Et see oli päris tore. Sõime vorstiksi ja tegime lõket ja jõime head kuuma tööd. Jaa. Aga Tai. Head tööd. Tšau praegu. Tere hommikust. Eelviimane hommik. Kohe on see trall läbi. Tahtsime näidata, kuidas me oma riideid soojas hoiame. Et hommikul oleks mõnusam riidesse panna, sest külmas on ju rõve riideid ära võtta ja riidesse panna uuesti. Aga õhtul, kui me riideid vahetame, siis me paneme kuivad, et mis ei ole nagu täis higistatud riided ja mingi haisvad riided. Nüüd me paneme magamiskotti ja hommikuks on nad soojad, et on mõnus särge panna. Väike nipikene. Kui sul on mingid märjad asjad, siis neid ei tohi magamiskotti võtta, siis muidu on kõik muuga märg. Samamoodi me võtame kõik elektroonika endal magamiskotti, viskame kuidagi sinna jalgadesse või kuhugile. Et akut püsiks paremini ja et niiskust ei saaks. Tegelikult me oleme juba ammu ärkvel ja meil on hommikuseks söödud. Mina lihtsalt, mulle meeldib alati kauem lebotada siin telgis soojas. Aga 26,5 kilomeetrit on ees ja hakkame astuma! Tänane päev on hästi alanud. Nägime siin allika peal just jäälindu. Kuulsin piiksatust, sain kohe aru, okei, jäälind. Et mingit videokaadrit ei jõudnud teha. Lihtsalt läks niimoodi. Psiu. Siin Endla looduskaitsealal on mega palju allikaid. Neid on siin looduskaitsealal üle 30 suuri allikaid ja väikseid peaks olema veel palju rohkem. Seega minu meelest matkajale on see päris hea koht, kus matkata vee võtmiseks ei pea isegi filtreerimisega tegelema, et saab otse võtta ja juua. Aga davai, matkame nüüd edasi. Meil on siin praegu lõunapaus. Puhkame jalga, aga jalga peaks rohkem puhkama kui ainult lõunapausidel ja jalanõusid ära võtma jalast ja isegi võib-olla ka sokke, et jalad saaks hingata. Vaat. Tulevikuks meil endale ka siuke hea meeldetuletus, et tassida kaasas vähem asju. Ja mitte lihtsalt nagu toas välja mõelda varustusel peale vaadates, mida kõike vaja on. Ja sellest saab kõige paremini aru, et näiteks selle sama ilmaga, millega matkal oled minemas, mine üks päev enne õue, katseta testi. Õppi tundma oma varustus. Vaata ilmastik korralikult üle, kas kõike läheb vaja või mitte. Ka mitte tassida kaasas igaks juhuks vaja minevad asju, mis sa arvad, et äkki läheb vaja. Ja seda enamasti ikkagi ei lähe vaja.
tere hummogust! Hummog. Viimane 9. hommik ja... Ma olen väga väsinud. Oleme? Jaa. Ei, hea meel on nüüd koju jõuda, sest et eilne päev tuli päris raskelt, kuigi ainult 24 kilti, 24,5. Aga miks see tuli raskelt, oli tegelikult üle-eilse päeva tõttu. Me jooksime selle läbi. Jah, aga üle-eilne päev tuli väga kergelt minu jaoks. Nii et viimased 20 kilomeetrit kõnnime otse rongile ja hakkasime teele täpselt päiksetõusu ajal selleks, et jõuaks varasemale rongile. Meil sai 200 kilomeetrit täis. Jee! Peaaegu 4 kilti on veel minna ja siis oleme rongi jõumas. Aga mul on veel üks nipikene siin veel või soovitus või mis iganes asi. Räägin jälle jalanõudest siis selleks, et kivid, need kivikesed ei pääseks saapa sisse. Siis on siin saapastel siuksed konksud, mille sa saad nagu paela külge panna. Ja alati tõmmata püksid nagu saapa peale. Jah, alati tõmmata püksid saapa peale. Muidu lähevad kivikesed saapasse ja hõõruvad ja tulevad villid. Jaa, siis tulevad villid. Meil on mõlemal veekindlad matkasaapad. Nad on hästi siuksed jäigad. Pigem nagu ongi siukestel pindadel ja mägironijatel vist on ju. Yeah. Pigem nagu siukestel kõvadel pindadel käimiseks. Ja mina ise ütleks, et nad on nagu mega mugavad olnud terve matka aja. Aga nüüd matka lõpus on mul jalad paiste läinud. Ja mul räigelt kitsas siin sees ja siis hakkab nagu kuskilt jälle hõõruma ja vastik on ja rõve on. Ja mina ütlekski siis, et pikemal matkal mulle meeldiks kanda mingit tossu, matkatossu. Mis isegi võib nagu mitte veekindel olla, et jalanõu saaks hingata ja jalg saaks hingata. Veekindlad jalatsid ei hinga, ehk kui sa pikad päevad muudkui kannad neid sammu veekindlad saabaid, siis sul jalad hakkavad räigelt higistama ja õhtuks on ikkagi sokid nagu niiskad või märjad isegi. Ehk märjaks saavad jalad nagunii matkal. Seega sellepärast ma ütlesingi, et mul oleks suht suva, kas need on veekindlad või mitte. Ja tavalise matkatossuses või mingi jooksutossuses kas või jalg nagu saab vabamalt olla. Ma annan Hansule kohe sõna edasi, siis ta räägib natuke riietest või veekindlatest riietest. Sellest veekindlusest rääkides ongi oluline meeles pidada, et riie, mis on 100% veekindel, tegelikult ei lase üldse hingata. Selle märjaks saamise teema puhul üldse tuleb mõelda niimoodi, et kui sa paned veekindla asja peale, siis väljast ei tule sulle niiskust ega vihma ligi, aga seda rohkem sa higistad, ehk tegelikult sees saad sa ikkagi võid väga märjaks saada. Ongi oluline silmas pidada, et ka näiteks see anorak, kui ma selle 100% igalt poolt ära vahataksin, siis ta hingaks enam nii hästi. Ja seetõttu ka mina vahatasin, minu puhul on näha, ma olen suht paksu vahakihi siia peale pannud, et ma vahatasin õlad, kapuutsi ja natukene siit eest ka. Ja siis siin ongi veel see, et kui meil on anorak peal, aga läheb nagu veits palavaks, siis siit külje pealt saab tuulutusavad lahti teha ja siit eest saab tegelikult täiesti ka nagu lahti teha. Aga võib-olla nagu kui inimene, kes higistab palju ja võib-olla ei ole nii tuuline, siis võib-olla tal oleks parem, kui tal oleks eest lahtine asi, et siis ta saab nagu lihtsamini reguleerida seda, sest et anorak siiski nii hästi ei hinga, sest ta on ainult siit pool lukku käib lahti. Ja pükste puhul sai siis samuti minul sai kõik G1000 osa ära vahatatud, et on päris palju on seda vahakihti, aga mul on nagu need üldse õhemad püksid. Siin on mul sellised ilusad tuulutusavad
ja siis on mul selline veniv kummine riie, millel on ka väga hea hingavus. Nii et tuleb teha kompromisse ja otsustada vastavalt ilmale ja vajadusele. Jõudsime nüüd siis oma lõpp-punkti kohale, Kiltsi rongijaam ja 200 kilomeetrit sai tehtud. Jee! Tegelikult sai tehtud lausa 207 kilomeetrit. Ja ma tegin lõpetuse puhul oma patsid ka lahti, et siis on siuke pidulik lõpetus, nüüd mul on lokid ka. Ja kuidas siis sügismatka oli? Võrdleme siis kevadmatkaga, on ju. Palju kiiremini läks, palju kergemalt tulid need kilomeetrid, nagu me olime nagu karastunud matkajad. Et lõpupoole küll jalad väsisid ära ja valutasid veits ja nagu ise olid ka veits juba rohkem väsinud, et tahaks juba nagu koju. Aga ma ei tea, vahva oli. Ja meil räigelt vedas ilmaga. Alguses oli rohkem pilves, aga sadas ainult õhtuti, kui me telgis olime ja siis üle poole matka tuli päike välja. Kuigi päris külmad ilmad olid, või ütleme, et vahepeal oli soojem, aga täna oli näiteks hästi külm ilm. Ja tuuline. Aga täiega vedas ilmadega, nii et see sügismatk oli päris tore ja päris lahedaid erinevaid selliseid vahvaid nagu seiklusi või momente oli ka tee peal, et mida nagu tagasi meenutada. Ja hästi palju maanteel ja kruusateedel kõndimist. Seekord küll, jah. Ja hästi vähe metsateekesi oli, sellised matkareakesed. Aga ikkagi ilusad vaated olid ja tore. Kui ma rääkisin siin enne jalavalust, siis nüüd matka lõpus ma sain endale kokku 3 villi, aga need tulidki tõesti nagu matka lõpus, sest mu jalad läksid veits paiste ja mul saabaste sees oli nagu kitsas olla ja ma nagu sain ka aru, et nüüd läheb natuke lappama. Aga nagu... Muidu ma olin vist väga hästi ette valmistunud. Ja. Muidu olid saapad väga mugavad. Jalad oli idekalt sisse kantud varemini. Ja mul tuli 0 villi, nii et see näitab, et... See on tugev. Ei, et meil olid jalatsid hästi sisse kantud. Ja nüüd siis ootab meid ees veel talvematk, siis saabki Sähijärve Peraküla matkarada tehtud. Ja kui peaks juhtuma, et Eestis lund ei tule sel aastal maha või järgmise aasta alguses, siis me lähme Lapimaale seda matka tegema. Ehk siis meil jääb ikkagi see Ähijärve Peraküla praegu poolikuks, aga eks nähale. Ja talvematk saab kindlasti olema raskem, pikem, et lumega matkata, see on nagu lumes sumpamine on juba füüsiliselt raskem ja nüüd ongi matkata jäänud umbes 270 kilomeetrit, aga meie siin lõpetame ja tore, et olite meie matkaga kaasas. Me nüüd puhkame kõvasti, aga me see 10 000 sammu iga päev see jätkub, nii et ega me väga palju puhata ei saa. Davai, aga tšau!